Tšau sõbrad, ma olen tagasi. Kes mind ei tea, siis tere, ma olen Mondele, ma olen ajakirjanik, ma olen ema 3-aastasele pojale. Mul on väga lahe mees, mul on väga lahe koer, mul on väga lahe perekond, mul on väga lahe elu. Ma jagan oma elu sotsmeedias juba üle 10 aasta. Ja ma ei hakka isegi vabandama, miks ma ei ole siia jälle pool aastat jõudnud, sest meil on täna tore video. Aga võib-olla sellest kunagi teine kord, et kus ma siis olin või miks ma üldse niimoodi vahepeal ära kaon. Kes ei ole minuga kursis, siis nii tore, et sa oled siia sattunud. Vaata, allkirjelduses on minu Instagrami link ja sealt sa saad minu kohta kogu vajaliku info kätte, mis sind huvitada võiks. Alati võib jätta kommentaariumisse küsimusi, kui teid huvitab midagi minu kohta või antud video kohta. Küll aga saan ma nüüd lubada, et sellel suvel ei kao ma rohkem ära, sest et mul on koostöö Suuratraktsioonide Liiduga, kes kutsub mind ja mu perekonda avastama erinevaid ägedaid kohti üle Eesti. Ja ma ei hakka teile kohe ette rääkima, kuhu me siin suve jooksul igale poole lähme, aga me alustame kodu lähedalt ja me lähme siis protoavastustehasesse täna. Me lähme mehega üsna kohe oma lapsele järgi, ta on praegu mu ema juures ja ta ei tea veel, kui põnev päev meil tulemas on. Lisaks tuleb meiega kaasa Kennet ja väikede Kiara, keda te kindlasti näete ja kes aitab meil seal fransukest hallata. Ja ma loodan, et teil on meiega üks tore päevake. Näeme seal. Räägi meile, kus kohas me oleme. Meie on Protos. Protos või? Ja mis me siin tegema hakkame? Me hakkame Mängima. Kas sa oled valmis? Jaa. On lahe. Juba on nii lahe või? Sina oled Super Mario või? Isegi kolmesed on teinud tegelikult. Ei, see tehas on seal all, ma saan aru. Tule praegu, lähme sinna tehasesse. Siin all on see, kus sa pead asju tegema. Tule vaata. Ja vaata, võta siit üks välja. Ja nüüd vaata, kumb pool alla, poole vajub. Tegelikult tahab vist ikka sinna, aga proovib, kus sinna paned, mis saab. Aga kuidas samamoodi saab sinna tagasi panema vist? Kas see teeb sama häält proovi? Ei tee, see teeb kõvemalt, aga see? Need teevad sama häält. Aga proovime häält, see teeb. Vaata, siin on liivakell ka. Sul on ka liivakell või? Näita, kuidas sa tugev oled. Näita. Oota. Sul suitseb sul midagi või?
nüüd peab väntama hakkama. Jaa, nüüd oleks hea venda. Nii, väntame. Sina väntame. No nüüd ja pane järjest. Ütle, kui sa abi vajad. Ei vaja. Oota. Kuidas? Kuidas sa selle juba tööle said? Mida täna kirjutan teile? Draakonit. 5 euroks palun. Palun võtke oma draakon ka. Vaata. No näita mulle. Mis koht see on? See on pallikoht. Pallikoht või mis siin teha saab, näita. Sellega saab teha. Aga niitä. Nii. Pransu. Ma olen su kõrval. Sõidad. Pead keerama ka, jah? Vau, Frans. Vaata, sina teed. Vaata, sina teed. Nii. On tuus või? Joo. Kui tuus? Kas mega? Joo. Joo. Jaara, sa ei tahtnud proovida? Jaa. Mis on? Ma vaatan. Sa tahad sinna minna või? Seal on dinosaurus. Lähme vaatame seda, mida on. Kõik higistavad seda mängides, siis on su näonahale see parem. Dermatoloog minus lõi välja. Ja see on pisikute foobik ka, nii et I love it, et siin on siuke võimalus. Nii, palun. Väga imelik. Kas ma peasin, issand, öelge mulle, kui ma pean keerama ka või? Ma pean korstasse ju! Sa ju näed pilti ju! Mida ma tegema pean? Sa proovisid või? Ei, võin sul kätt. Mis sa näed seal, Frans? Loomaaeda või? No kena loomaaed. Joo. Oota, džungli. Džunglit ka või? Joo. No vahivärki. Mida asja? Mida asja tõesti? Seda peab. Ema, No, kas seda peab vajutama? ma ei tea, ma ei näe, mida sina näed. Näed sind. Näed mind või? Ma ei usu hästi. Näed sind ka. Mm. Vaata eda.
Vau! Luonto. Kas me oleme allveelaevas või? Joo. Vau! Mida asja? Mina või? Disclaimer, kui teil on potsi diagnoos nagu mul, siis võib-olla ei peaks VR-prille panema nii palju ette, et mõõdukalt, palun, mõõdukalt. Tere, Kennet! Mida? Jaa, kuuleme. Kui hästi te mind kuulete. No, nagu sa oleksid mu kõrval. Aga nüüd, Issand jumal, lõpeta ära! kas te nüüd ka kuulete? Sa oled täitsa õige peast ja... sõna ära karju. Kuulete hästi või? No ikka väga hästi. Tule siia roni peale. Tšare, tšare! Kas see on raske ennast hoida siin peal või? Joo. No aga nüüd sul on vähemalt tänane trenn siis pärast tehtud ju. Juuliaasad. Ei, tegelikult see on päris tore. Ei, mul on sind vaadates juba süda paha. Räägi, mul läks seal ratta peal süda nii pahaks, et ma vist ei taha neid prille enam ette panna. Tuleb, ma pole stoppi. On lahe, Friends või? Ma olen siin samas. On lahe või? Too siia. Aga siia. Oi! Meil nii suured puusad, et tead ei mahu siia ära. No siin on 5-meetrised jalad. Jah. Kas tahad sellist autot meksterdada või? Tahad või? Panid kummi ise või? Väga äge. Issi õpetab ka. Vaata kui ilus kääre siin tehtud on juba. Väga uhke. Huvitav, Kennet, kas meil tuleb sama uhke sellised lilleautod, mis sa panustad? Hästi, hästi, hästi. Nii. Mul oleks vaja ka mingit... Okei, see on vist. Tosi korkeid. Arvad? Ma teen mingi laheda lipu siis. Kohe saad. Nii. Miks? Palun, ainult korraks. Annan. See on meie autolipuke, siin on näidised. Siis ma vaatasin, siin on selline lipuke ja siin on eriti kaunid sellised lillakesed. Ma nii osav ei ole, aga protolipukese suutsin ikkagi. Kuna Kennet avastas, et neid rattaid teha on üsna aeganõudev siia, ma ei tea miks, ärge küsige, siis meil tuleb nüüd Proto Viikingi laev. Vot. Ja Franz lihtsalt tegeleb seal oma asjadega. Ta armastab kõike, mis on meisterdamisega seotud, nii et see on tema pärusmaa siin.
nii, ja nüüd panen selle siia või? Tada! Ja ongi meie proto-viikingi laev valmis. Frans, kuidas? Ei ole või? Ei, sest need peaks kassid olema. Pane ja see on tuus. Südapaadi me teeme. Wow. Mis sa leiutasid omale? Gitarri või? Näita, kuidas seda mängitakse. Wow, ise tulid selle peale või? See on küll mega äge, Fransuke. See on nagu rakulka ka ju. Mis see on? Loss. Vorst. Grillvorst või? Tundub maitsev. Tahad teist värvi ka või? Vaata, sealt saab vaadata vahendeid nendest kastidest. Sealt saab paberit. Sinist. Oi, kui ilusasti sa kujundad. Wow. Väga lahe viikingilaev on teil. Siis lasete lahti. See on auto. Kas seda saab putiga teha? Vaata, mis Frans hoopis välis. Plönn käsi. Jooklips. Miks sa nii kurb oled? Väga dramaatiliselt. Väga dramaatiline. Head aega! Head aega! Me lähme sinna sööma. Tuba natuke. See on tegelikult proto suveterass. Väga äge. Ja tegelikult on õues ju megatuuline ilm, aga meil on siin kupli sees nii soe, et me saame olla täiesti praktiliselt alasti. Frans, vaata sinna. Frans, vaata sinna. Kus dinosaurus on? Kiara, kuidas sulle meeldib siin? Väga mõnus. On ju? Nagu mingi 30 kraadi. Oo, Frans, võta üles. Terviseks, poja. Terviseks. Terviseks. Nii või? Ta on mini-paprikat, tead või? Jaa. See on grillvorstukene siin. Grillvorstu tükikesed. Nii, mis meil on? Meil on igast neid, issa, kuidas neid kutsuti? Krõbedikud, vot. Ja siis siin meil oli jagamis mingi grilli ja lihavärk, on ju. Ja Kiara, sa võtsid lihaga purksi, on ju? No ma ei tea, minu meelest kõik need ülihea välja.
ja tisu. see on banaan. Vau. Ma kuskil ka kunagi nii söönud. See on Kuubalt. Aga ma ei ole kindel, kas Eestis. Ikka see on ülihea. Plantaan. Nagu ülihea. Okei, ma tahan kõike juba proovida. Hakkame sööma. Juhu! No nii, oleme jälle siin samas kohas. Me tulime just Protost tagasi ja ma olen nii läbi omadega. See oli väga huvitav kogemus. Reaalselt ma ei teadnud, ma teadsin juba pikalt, et meil on selline asi nagu protoavastustehas siin Tallinnas Noblessneris, aga ma ei teadnud ja ma ei arvanud üldse, et see esiteks on nii suur ja et seal on teiseks nagu niivõrd palju teha, et nagu sihuke, ma alati olen mõelnud, et ainuke selline interaktiivne lahe keskus, mis meil on Tartus, Ahhaa näol siis, aga meil on siin Tallinnas ka väga-väga lahe. Ja ma arvan, et Franz on mul veidi üle 3, ta sai aprillis 3 ja tal oli tegelikult väga tore seal, nagu ta oli väga-väga-väga nagu huvitatud absoluutselt kõigest, mis seal oli ja seal oli ka selline väikelastele mõeldud nagu tegevusala rohkem, aga kuna seal hästi palju on virtuaalreaalsusprillidega, siis ma natuke pelgasin seda, sest mu oma tervis nagu väga ei kannata seda, aga ma siiski proovisin, nagu te ilmselt juba nägite ja see oli nii rets kogemus, see ongi nagu täiesti uskumatu, kuidas suudetakse tekitada mingisugust prillidega tunne, et ma päriselt lendangi kuskil mingisuguse rattaga ringi onju. Et täiesti sürreaalne ja kuigi me internetist varem nagu vaatasime neid mingeid vanusepiiranguid, mis nende VR-prillidega on hea, siis seal koha peal mulle öeldi, et need nagu isegi frantsuse-kustele isegi on nagu lubanud proovida. Et siis me ikkagi ka, kuna lapsel oli huvi, me lasime tal proovida ja tal täiega meeldis, aga nagu oligi see, et ta pigem tahtis kõiki neid asju katsetada ilma, et oleks pannud prillid ette. Mis oli nagu, mul oli nagu hea meel selle üle, et ta siis kohe, ma ei teagi, kuidagi, võib-olla ta aju ei ole valmis veel selleks, ma ei ole midagi spetsialist, nii et te võite nagu vabalt parandada mind, aga ja seal on ka nagu väikest, seal on mega palju tegelikult teha ja pärast Protos on nii kohvik kui ka nendel on suveterass ja mõlemad nagu me käisime korraks seal kohviku poole peal ka, kui me siis seal tehases olime, seal tundus ülihea valik ja suur valik aga meie läksime lõpuks sööma sinna nende suveterassile ja täiesti epic toidud, ehk siis nagu seal on nagu kõigele lihtsalt nagu kui sa tead, et sa oled nagu inimene, kes sa ei viitsi väga siukseid asju teha, siis ma luban, et motiveeri ennast sellega, et sa saad pärast ülihästi süüa vähemalt seal. Ma nägin seal üsna palju fransuvanuseid lapsi ja kõik olid nagu väga rahul ja eriti äge oli see, et seal oli selline nagu meisterdamisala ka ja minu laps on väga hull meisterdaja ja see on täpselt selline hea koht, kus nagu sa saad ise ka korra hinge tõmmata. Ehk siis kokkuvõttes mul on tunne, et nagu see on ülihästi nagu balansseeritud koht, et seal on nagu kõigile midagi ja sa saad nagu võtta ka seal korraks nagu aja maha, sa saad süüa ja ma ei tea nagu ühtegi põhjust, miks te peaks sinna minema. Aga järgmine kord me lähme juba palju kaugemale kodust ja lähme juba järgmist ägedat Eesti värki avastama. Järgmise korrani!